Elisa originaalsarjas Laupäev isaga jäävad tuntud isad nädalavahetust veetma koos oma lastega. Kuid see ei ole puhkus. Nii, vajuta. Vaid ette tuleb võtta kodutöid, ehitust ja sisustada lastega kvaliteetselt aega. Jätta ta natuke üksi. Seal ei ole enam midagi teha. Nii palju asju ajab närvi. Kardashianite draama. Tänases saates näeme Evert Sundjat. Bravo. Homme näeme. Homme? Jah. Pühapäeval. Jah. Kui midagi on, siis ärge helistage. Ciao. Sundjate perekonnas kasvab 3 last. 14-aastane Ronja, 10-aastane Linda ja 8-aastane pesamuna Simona. Lisaks pere 4-jalgne sõber Monti. Pereema Kadri on nädalavahetusel perest eemal ja Evert on tütardega omapäi. Sööma! Nüüd on aeg tegevusplaan paika panna. Noh, isa, kas teeme oma nädalavahetuse plaanid? Milline hea mõte, tütar. Olgu. Aga Ronja, sa pole kunagi öelnud isa, sa pigem ütled issi, mitte isa. Minu isa on väga tore, väga abivalmis alati. Ta on nagu karm, aga samas saab ka nagu lahke olla ja ma arvan, et ta mõistab meid väga hästi tegelikult. Isa minu arust kõige paremini oskab laulda. Väga hästi oskab joonistada, tal hetke on isegi minust mingi maal pooleli. Ma saan aru, et plaan on see, et me teeme lastetoas, ma ei tea, pool aastat olnud või aasta selle augu sealt ukse tagant, mis on tekkinud põrmimise tagajärjel. Kas ma kirjutan lihtsalt auk või? Jah, kirjutan number 1, auk. Okei. Ja siis number 2 olid meil need õmblemise ülesanded. Nii, Ronja teeb süüa. Ma ei usaldaks mind. Ta paneb isegi pelmeenid kõrbema. Ma ei pane pelmeenid kõrbema. Kes teeb süüa, tekitab juba omajagu arusaamatusi. Ronja, kas sa mõtled siis, kui sa ütlesid, et ma teen pelmeenid, et vaata siis, kui need valmis on, läksid oma tuppa sarja vaatama, no. No ta iga kord paneb kõrbema. Ei, ta paneb need sinna pliidi nagu peale, nii. Ja siis ta läheb enda tuppa, paneb ukse kinni ja nii hakkab muusikat kuulama. Ei ole nii. Ei ole tegelikult niimoodi. No, võib-olla ühe korra jah juhtus, aga no... See on nagu mingi Kardashianite draama. Nimekiri liiga pikk ei tule. Äkki me lihtsalt rohkem ei pane. Oleme optimistlikud. Või oleme tegelikult realistlikud. Oleme realistlikud. Kui me paneme liiga palju, siis me tunneme ennast pärast pahasti, kui me ei jõua ära teha. Kuidas aga Evert võrdleb ennast oma lastega? Kuna ma ise olen ka selline keskmine laps, et võib-olla sarnased, äkki ma olen Lindaga kõige sarnasem natukene, et üks on suur teismeelne, kes on uks kinni, uks lahti, pauh, siis on kõige väiksem, uks kinni, uks lahti, pauh ja siis keskmine peab kuidagi seal vahel niimoodi laveerima. Kõik lapsed on omamoodi, igaühel oma eripärad. Nüüd tuleb olla üks meeskond, sest kohustused vajavad täitmist. Muusikal on selles peres oma kindel koht ja Evert on kahtlemata tundliku kõrvaga. Kõrgemale. Taas, kui ma harjutan, siis vahepeal isse mingi köögis teeb süüa ja siis käib see mingi ei, vale noot, alusta otsast peale. Ja vahepeal meil oli liiga kiire, ma ei tea. Klaver kuskil siin maja korteri teises otsas ja siis issi oli seal nagu oma koopas, eks ole seal taga. Ja siis ma lihtsalt mingi klimberdasin ja ma ei tea isegi võib-olla nii väga harjutunud ja siis ma lihtsalt kuulen, kui sisse mingi vale noot, sa oled üks vale noot ja ma mingi ma tean. Jah. Minu kodus ka kõik lapsed aeti muusikakooli, aga ma kujutan ette, et see võis olla vanematele ikkagi väljakutse kogu seda käeksutamist kuulata. Et kui veel rohkem harjutati ka, mida võib-olla tehti. Eelmine noot oli natukene madal. Moona
ja issi sarnanevad, sest et meil on nagu tegelikult väga tugev nii-öelda muusika tegemise. See, et no Moona tegelikult hakkas üks ole viiulit mängima, aga tegelikult ta viimasel ajal ikkagi meeldib nagu ise klaveril klimbertada. Mul ja mu isal on nagu, meil on väga sarnane muusika maitse. Ta on mulle tutvustanud ka mingeid asju ja siis olen ise nagu vaadanud edasi, et kuna mina kuulan muusikat, samas mida Roonja kuulab, siis ja Roonja kuulab muusikat, mida issi kuulab, siis ma arvan, et nagu ka muusika siukene. Jaa. Ma arvan, et see on okei. Simonal saab etüüd harjutatud, kuigi täiusest on asi kaugel. Aga ega Rooma linna ka ühe päevaga ei ehitatud. Küll võib aga üks pisike auguke lastetoa kippseinas paari tunniga likvideeritud saada. Kuidas see auk küll siia tekkis? Ma ise arvan, et mina tegin selle, eks ju, hoopis, sest et lapsed ju ometigi ei teinud seda katki. Nemad ei vajutanud seda ust siia nii kõvasti sinna niimoodi, et see läks läbi seina. Jaa, ei, see on meie. Jaa, see oli kas mina või emme või täiesti olla variant, et Monti ka lükkas selle katki. Mina ei tea, mind ei olnud siin. Ei no emme tuli siit või issi ja siis pani niimoodi. Äkki emme või issi tahtis nagu pahandada äkki Simonaga või midagi. Evert ei kohku ei pisemate ega suuremate parandustööde ees. Tal on vajalikud vahendid ja ka nutikaid lahendusi, et segadust kontrolli all hoida. Roonja kurdab tihti, et ta ei saa mitte midagi õppida, sest et ma teen alati ise ära. Aga üldiselt lapsed lähevad teise tuppa selleks puhuks, kui isa midagi parandab. Muidu lihtsalt mulle tundub, et need asjad jääksid tegemata. Ma ütleks, et see on nüüd tehtud. Läheme järgmise ülesande juurde. Oota, nüüd see peab kuivama või? Jah. Jaa, lähme siis hakkame õmblema. Järgmiseks tööks on vaja ära parandada Simona lemmik dressipluus, mis on kandmisest viledaks muutunud. Perekond on valmis silmitsi seisma väljakutsega, milles keegi ennast ülemäära kindlalt ei tunne. Me võiks nagu õmmelt osata, aga ega meie vist, meil on Linda isegi oskab sama palju kui mina või ilmselt rohkem isegi. Ja emme oskab ilmselt kõige rohkem. Ja, ma lasen veel siia natukene. See kuidagi nagu ei ole, see pole nagu... Kuidas sellist asja üldse parandada saaks nagu? Mul ei tuleks isegi, ma ei kujuta ette, see tuleb siit lahti lõigata või lahti õmmelda või mis õmmelda. Peame guugeldama jälle. Ma ei tea. Mul on siuke tunne, et ma pean minema uuesti seda ehitama sinna. Kas Evert püüab ülesande eest kõrvale põigelda? Ma arvan, et see auk võib oodata. Ehk siis see varrukas tuleks või see varruka ots tuleks enne valmis teha või siis tõesti panna üle niimoodi. Jah. 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, aga lahendust ei paista kuskilt. Õmblustöö on keeruline. Et see plaan on põhimõtteliselt okei, et me peame selle sisse keerama ja siis kuidagi ära õmblema selle. Loodame, et see ka tööle läheb. Kuid praegu on vaja taltsutada õmblusmasin, mis ema kätes alati laitmatult töötab, aga nüüd ei taha mitte kellegi juhtimisele alluda. Ja tuleb vist siia panna. Aga seda ei saa siia panna või siis... Ei, see läheb sinna lindakene. Uhoo. Siia. Nii. Sellest on nii hästi aru. Uudella ompelukonelasi huomat, kuinka mielenkiintoista nykyaikainen ompelu onkaan. Muidugi see on mingi teises keeles ka. Ja kun se on suomeksi. No, mina ei oskas ka. Mä onneksi ymmärrän. Ma tegin midagi, mingi nupp läks alla, nii et see on nüüd püsivalt all. Oota, mis see mõõtes, me ei tohi talle ehitada? Jah. Ma olen suhteliselt kindel, et siin, kui ma ütleks talle, et ma vajutsin mingit nuppu, et ta ei teaks, mis nupust ma räägin. Ja kuidas see siia jõuab, kes mulle seda ütleb? See käib siia. Nii, siis ei tule see maha. Teeb ringi peal ilusti. Tegema ei tea isegi. Ei, ta ei pea tegema ringi. Kas parandustöö jääbki siia tõrksa masina taha? Kas sa siit ei saa lihtsalt minna? Või see ei lähe? Ei, ta ei pea minema läbi, vaata pealt. Läheb pealt. Aga see on ju siis vale koha peal praegu. Oota, tohib seda üles väänata või?
No kuskil me tähendab, kui väga ta ikkagi armastab seda? Kas on nagu, äkki me lihtsalt lähme, äkki me guugeldame, et saab samasuguse osta ja keegi ei pane tähele, et see juhtus? Äkki me viime sellist rätset paluda? Too arvuti, palun vaata, milliseid pluusesid H&M praegu müüb. Kas nad müüvad midagi sarnast? Sest kui ma mõtlen kõikide nende tundide peale, mis läheb selle parandamiseks, siis see lihtsalt ei tasu ennast ära. Kui meil ei oleks teist valikut, me saaksime hakkama. Muidugi me saaks lõpuks hakkama. Lõpuks saab käia ka katkiste narmendavate nende varukatega. Ka see on okei, kui on sul külm ja kehv ja sulle väga see meeldib. Nüüd pannakse üheskoos energia sellele, et leida netipoest hoopis uus samalaadne pusa. Aga mine Eesti poodi, mis on eestikeelne. Ma ei tea, miks ei ole eestikeelne. Sina peaksid teadma ju inglise keeles, kuidas pusa on. Blazer on hoopis mingi meeste jakk. Äkki talle meeldikski see rohkem. Kirjuta lihtsalt. Kitten picture sweater. Jah? Mis asja? Sweater, kitten, picture. Kitten, sweater, kitten. Siin ei ole vahet, mis järjekorras sa kirjutad. Okay. Nii. Ma saan. Oota, sa kirjutas valesti. Kiisu pildiga pusa. Ma ei saa aru. Nii palju asju ajab närvi. Ta ajab närvi, kui näiteks meil on näiteks nagu mingi telefon väljas või midagi ja siis ta helistab meile ja siis meil on telefon väljas. Ta mingi, ma olen sulle nii mitu korda öelnud, kui sul kool saab läbi, siis peab panema mingi telefoni nagu sisse, et ma saaksin helistada. Okei. Ja siis kui näiteks me oleme söönud õhtust, mingi pool tundi hiljem sa lähed kööki ja mingi, ma ei tea, teeks talle mingi väikse veeleiva, isa on kohe nagu me just sõime. Sa võid võtta seda toitu, mida me just sõime. Saad ikka, ma tahaks võileiba, nagu mul ei ole enam nagu päris toiduisu. See jääb teda väga närvi. Isa läheb närvi siis, kui näiteks mina või mõte oleme mingi pahanduse teinud. Või uksi prõmminud või midagi sellist. No ideaalmaailmas ma eelistan seda, kui tülid laheneksid leppimisega. Või kas ta ei ole nii lihtne alati käiku või ellu viia, et eks seal on ilmselt nagu kombo nendest kahest, et kui on ikka mingi eriline sigadus tehtud, et siis ilmselt tuleb ise minna ja alustada vabandamisega ja siis oodata lahtumist, et eks ta umbes niimoodi käib. Netipoest abi ei saanud. Tore on see, et keegi ei lähe keerulises olukorras närvi ja pöördutakse tagasi algse plaani juurde. Ka masin hakkab Everti käte all nurruma ja kassi pildiga pusal on lootust. Vaata, siin jäi üks niit. Nii, aga need väiksed niidiksed tuleb siis ka kuidagi ära nookida. Näe, Ronja, sul on tegemist siin. Okei. Nii, ma olen vaatan seda teist tuba. Täitevaht on seina sees tahkunud ja saab ette võtta järgmise faasi. Arglikult sätib ennast appi Ronja, kes õmblustööst ülemäära ei vaimustu. Isa, ma tulin. Mida tegema? Appi mulle või? Sa oled nii tubli, come on, teeme ära või tee ära. Korras. Kui tavaliselt armastab Evert vastutusrikkaid nokitsemistöid üksi teha, siis täna julgeb ta anda korraldusi ka tütardele. Ikka selleks, et lapsed saaks isa kõrvalt õppida. Mine ole ja tee see märjaks. Kui lülitis märjaks või? Ja siis, ta peab olema niiske, et ma saaksin selle pärast ära pühkida siit. Ja kuhu ta nüüd jäi sellega? Mõtles, et see ei ole ju nii keeruline, eks ju. Sellepärast ma teengi üksinda. Ronja, kuhu sa jäid sellega? Kas sa oled näinud see ukse peal või siin sellised suured prägud?
ma pole kunagi vaadanud, see on hästi palju toomust. Ma tegin nagu niimoodi, et see vesi vähem oleks. Ma ei saanud aru, et see kohe kiiresti tarvis oli. No lihtsalt tahaks ära värvida, see oleks tehtud. Kuhu sa lähed sellega nüüd? See on natuke liiga märg. Sa ütlesid, sa saad seda märjana. Ma tegin selle märja. Ei, ta ütles, ta tahab seda niiskana. Ei, sa teed märjaks ja siis sa väänad seda. Ma ei saanudki väänata, sest et elu oli nii kiire. Elu ongi selline. Ta pigem ei ole nii kannatlik. Nagu ta on, aga noh, oleneb mis asi. Oleneb tõesti mis asi, et pigem tahaks nagu, et saaks ruttu tehtud. Tehtud. Nii. Õmblustöö on vaatamata mõningatele edusammudele ikka veel üsna kehvas seisus. Proovime uuesti. Miks sa Ikka, ta jälle. See on tagurpidi. Mis on tagurpidi? Siit. Kas keegi näppis seda vahepeal? Issile ei meeldi, kui me teeme vigu. Tavaliselt on see, et kui ma näen, et nad teevad midagi valesti, siis ma saan aru, et aga ma olen ju ise nagu täpselt samamoodi ette teinud. Et siis mõtled, miks sa nii teed, siis mingi, ma tean, miks ta nii teeb. Just. Sest ma just tegin niimoodi, eile. See on sees ju. Mis asi on sees? Nii, see. Nõelb on sees. Mis nõelb? Ja, aga see nõel lähebki sisse, kui sa vajutad ju. Sa pead selle sisse keerama. Ei, aga ta niikuinii läheb alla ju. Sa vajutas. Sa aru. Midagi ta teeb, hoia all. Näeme, liigume. Tal väga hästi hakkama ei tule sellised näputööd. Tal ei tule isegi mitte küntelakna, aga potside tegemine ei tule üldse hästi välja. Sellel ju olid juba varrukad, miks te siin uued panete? See on hea küsimus. Sa ju ei taha käia katkiste varrukatega, kas sa... Emme poleksin isegi välja luban nendega. Aga kuidas sulle tundub, kas meil läheb hästi või? Ma arvan, et sellest ei tule mitte midagi välja. Oi. Sest et nad ei oska seda õmblusmasina kasutada õigesti. Nii, vajuta. Hoia tempot. Vaatamata mitmetunnisele emotsionaalsele pingutusele saab lõpuks öelda, et õmblustöö on valmis. Ja, varrukad. Varrukad on olemas. Jee! Väga rahulaval. Tal ei ole sõnu. Enne ütles, et me ei saa hakkama, nii halvasti, mina saan küll paremini. Paneme selle masina ära, ma ei taha seda näha rohkem. Ohkisime ja ähkisime, aga siis, kui pihta hakkasime, siis saime hakkama. Ma peaks ütlema, et ma ei saanud ideaalselt hakkama. Ma ei ole sellega veel lõpuni rahul. Ja see ei olnud, ma ütleks, kõige lihtsam asi, mida ilmselt niimoodi õmblema hakata. Et eks ma nööpi oskan ikka ette õmmelda. Kes teeb, see jõuab ja kes teeb üheskoos, jõuab veel rohkem. Päeva jääb meenutama parandatud auk seinas, Simona uute varrukaotstega kassidressibluus ja koos tegemise rõõm. Bravo. Uskumatu, saitagi hakkama, no. Uus hommik toob uue väljakutse. Me läheme Laulasmaa kanti ja teeme seal ühe väikese õueköögi ettevõtmise perekonnaga. Simona on saabunud tagasi sõbranna pidžaamapeolt. Kahjuks saab selgeks, et magamist tol ööl ülemäära ei olnud. Magamata öö võib tähendada seda, et ette võib tulla tujukust. Loodame, et asi sedasi ei arene. Lähme siis matkame. Õues on päike, kuid puhub kõva tuul ja õige pea selgub ka tõsiasi, et rendiautot broneerida pole võimalik. Kus kohas see nupp nüüd on? Saatus on siiski armuline ja sobiv, kuigi pisike masin on saadaval. Aga koer ei mahu taha.
Kas sind häirib, kui mu seljakott on mu jalg ees või? Ei, ma lihtsalt kuulen seda mingit nagi. Ja, aga see on Linda seljakott, okei. Evert on kirglik autojuht, kuid vaatab auto omamisele üsna pragmaatilise pilguga. No, see on nüüd praegu terve selle nädala esimene sõit mul. Et siis, kui ma mõtlekski selle peale, et kui kaua see auto siis lihtsalt kuskil tänava otsas pargiks, et see ei ole nagu, see lihtsalt ei ole mõttekas. Evert tunnistab, et lihtsalt looduses nad väga tihti ei käi. Neil on maakodu ja kui soov värskesse õhku Krüünesse minna, sõidetakse just sinna. Tänane on selles osas erand. Jaksad seda? No tule, lähme. No aga ma ei tea, ma hakkan süüa tegema. Kui sa soojal teenides oled, siis on täitsa okei, kui sa ringi jooksed. Aga päris tuuline on. Ilm on külm, temperatuur on vaid mõni pügal alla nulli, ent puhub kõva tuul. Kõigil pereliikmetel on oma roll. Tütred võtavad enda peale tule tegemise. Ta paned siis see paber siin. Paneme süsi hiljem. Sibul lendab lõike laualt ära. See ei ole okei. Kuid sundjad ei jäta jonni. Ma plaanisin teha sellist India pärast toitu nimega daal. Igasuguseid erinevaid üllatusi on juba pealt näha, eks ju. Väljast kullakarvaline, seest mäda. Ma ei saa üldse siit, see on mul väga halva koha peal. Tee saate paremini. Ma ei oska midagi teha, toit ise teha. Linda, ei, tule tagasi siia. Ei. Ma näitan issi. Ei, issi ei ole abi tarvis. Kus sa tead? Sest et vaata teda, ta ei taha su abi. Kuidas teil läheb, lapsed? Väga halvasti. Põleb, või? Ei põle ju. Ma näen, see oli nali. Lihtsalt ei saa. Aga siis ma arvan, et me paneme enda asjad toredasti sinna autosse tagasi. Isa nagu ei meeldi üldse sellised situatsioonid. Kui ei lähe plaani päraselt. Kui selline asi juhtub, siis on mõistlik lihtsalt jätta ta natuke üksi. Seal ei ole enam midagi teha. Ma lihtsalt ei taha mitte kedagi teist panna situatsiooni, et ta peab võtma enda kindad käest ära. See tundub nagu kõige halvem asi, mida üks isa enda lapsele nagu soovitaks antud situatsioonis. Ma väga ei usu, et see lõke kuidagi nagu töölast, nii nagu palju tuult on. Mis see on? No, mul on tarvis siia tekitada mingisugune nurk. Miks? Et sest tuul tuleb sealt, on ju. Ma ei saa elu sees seda tööle endal. Siukse tuulega. Oot. No? Kui asi tundub kõige lootusetum, õnnestub Roonjal, Simonal ja Lindal tuli üles saada. Nii kaua läks aega, aga näete, tulemus on siin. Pajas podiseb mõnus India roog ja elu hakkab oma värvi tagasi saama. Me oleme õigel teel. Ja mis võiks olla veel parem? Metsas sammub välja Kadri, kes on saanud päevakese puhkust. Emme! Nii igati siin. On nii, sa tulid meie pääst. Kas kõht on tühi? Suhteliselt. Võta kaus. No, ta on perfektsionist, on ju. Et see on kõik talle väga raske. Lasta lahti ja niimoodi. No praegu ma arvan hästi, sest kõik on ikkagi nagu rõõmsad. Aga teinekord, kui on mingi jokker seal mängus veel, et kellelgi on, ma ei tea, mingi pissi häda ootamatult või kõht tühi, siis on ikka nagu lühis. No
raske oli, aga ma arvan, et me saime hakkama. Raskustega läks, aga eks praegu tundub väga hea toit ja klöki tuli ka, nii et õnnestusime. Et see on nagu toredam niimoodi võib-olla sihuke jalutuskäiguna, et käid mere ääres ja vaatad, et ohoh, et päris külm on. Lähen tagasi koju ja teen sauna. Et versus, et ei, ma ei lähe tagasi koju ja ei tee sauna, vaid ma hoopis hakkan hakkima erinevaid toiduaineid. Samal ajal, kui need ära lendavad. See toit on seda vaeva väärt. Kokkuvõttes oli tore. Võiks täitsa nagu selliseid asju teha tihemini. Asjad, mida saaks järgmine kord teha teistmoodi, on lokatsiooni valimine. Rohkem prepareerida midagi toidu osas ette. Üleüldiselt midagi võimatut ei ole. Toit oli maitsev, et ka koos külmetamine on millegi koos tegemine. Võt. Ma ise arvasin, et ma olen ka rohkem siis sellise vanakooli kasvatuse austaja, aga siis, kui ma need lapsed sain, siis ma saan aru, et tegelikult nagu nii palju ei jaksa ka nüüd kisada, et tuleb ikkagi nagu alternatiivseid meetodeid hakata kasutama. Kui ma tegin midagi ja see võib-olla ei tundnud kõige paremini välja, siis ta ei nagu ütle kohe, et mingi see on nagu nii halb, et ma mingi kuule, et see ei ole nagu kõige parem, et ma ei tea, proovi uuesti või midagi sellist. Või kui mul tuli midagi hästi välja, ta mingi kuule, et see on väga hea. Või et alati saaks olla paremini, aga see on väga hea. Et ma on suht aus, mu emaga tegelikult. Nad on mõlemad üsna sellised ausad inimesed. Noorena sais mind nii närvi. Aga nüüd on tegelikult, et hea meel, et nad ikkagi said aru, et ma oskan rohkem, kui ma võib-olla nagu tegin. Ma mäletan ühte sellist õhtukorda, kui me läksime, mina ja Simona läksime siis tema kabineti õhtul ja siis meil oli mingid vanad arvutid või midagi seal ja siis me üritasime nagu lahti võtta ja siis nüüd tahab teha seda, nüüd paneme selle plaadikese sinna vahele ja siis paneme uuesti selle peale, mingi keerame need kruvid lahti ja mingi. Mul on see, et vahel nagu mina ja Issi ilmselt jääme tavaliselt õhtut ja nagu kõige kauem ülesse ja siis ma lähen tema sinna laua juurde, istun talle sinna nagu vasta ja siis meil on sellist nagu õhtused rääkimised. Räägime elust ja kuidas mul läheb, kuidas tal läheb ja... No nad kindlasti õpetavad igapäevaselt mulle kannatlikkust. See on selline elukestev õpe. Ja ma arvan, et nad õpetavad mõnes mõttes kõige rohkem jätkuvalt seda, et kuidas olla võimalikult ikkagi mänguline. Et selliseid asju nad kindlasti õpetavad.